Nii, tervist! Mina olen Ants Tartu Linnamuuseumist ja kutsuti mind täna siia, et rääkida natukene Raadi lennuvälja ajaloost. See teema on nii laiahaardeline, et seda kindlasti selle ettekandega ei jõua mingilgi määral nagu ammendada, aga ka siiski mingi ülevaate ma annan ja siin on ka Anti, selle lennuvälja spetsialist, kes kindlasti pärast täpsustab ja täiendab ja kindlasti on oodatud ka küsimused ja kommentaarid. Aga siis lähme teema juurde. Ma mõtlesin, ma alustan üldse nagu laiemalt, et kus see lennuväli asub ja mis seal ka varem on olnud, enne kui see suur Nõukogude lennuväli siia rajati. Et siin samas see ERMi tagune piirkond, võib siis nii öelda, on selline Kesk-Devoni lavamaa, et kui natukene maa sisse kaevata, tuleks siis punane liivakivi vastu ja umbes 750 hektarit on see omaaegne siis suur Raadi lennuväli suur olnud. Ja ehituslikus mõttes väga head tingimused, et ega juhuslikult ei hakatud just nimelt siin seda lennundusasja edendama juba siis enne Eesti Vabariigi algust tegelikult seal 1910. aastate paiku. Ja varasemast ajast on teada, et kui siin paiknes siis selline Joora talu või on öeldud ka, et Raadimõisa karjamõis, Joora karjamõis ja isegi Joora küla või asundus asuski siin samas väljal siin tagapool. Et siis see oli üsna selline eesrindlik küla, kus olid väga head saagid ja head põllumaad. Ja sealt külast on pärit ka näiteks siis Anto Raukas, akadeemik, geoloog, selline mitmekülgne teadlane, et temagi on siit samast pärit, võib siis niimoodi öelda. Ja tema on ka siis paljuski kirjeldanud neid olusid ja 90-ndatel oli ta siis sellise töörühma liige, mis uuris siis neid reostust ja keskkonnakahju, mida siis Nõukogude sõjavägi siin mail tekitanud oli. Et oli sellises Keskkonnaministeeriumi koostatud erikomisjonis ja tehti ka selliseid raporteid ja selgus, et umbes 1 miljon tonni reostatud maapinda oli siin toonastel andmetel. Väga vabalt võis ka rohkem olla. Aga siis väga olulise asjana ka, mida siin ka tänapäeval tasub meeles pidada, et siin ERMi piirkonnas, kus me oleme, et see on selline väga oluline piirkond siis Tartu põhjavee mõttes ja veevarustuse võttes. Sest siit läheb läbi siis 2 vagumust, Raadi Rokka ja Raadi Maarjamõisa, siis sellised mattunud vagumused. Üldiselt on siis see Devoni liivakivi lavamaa, aga jääaegades siis see jää ja need ürgjõed on uuristanud sinna siis sellised suured orundid, kuhu siis ladestus igasugust moreeni, savi, liiva ja siis mööda selliseid orundeid siis hästi see põhjavesi pääseb liikuma. Ja siit tuleb läbi siis selline, näiteks see vagumus, mis läheb siis läbi selle Raadi järvestiku siit kandist, siis läheb sealt Meltsiveski kandist, kus on siis see Tartu veevärgi pumpla, see kus Tartu veevärk sai alguse ja sealt siis sinna Maarjamõisa suunda edasi. Ehk siis Tartu veevarustused väga oluline piirkond ja kui Nõukogude ajal siin lagastati ja reostati, siis ega inimesi sellest eriti informeeritud, aga mälestustest me teame, kuidas siis need kaevuveed ja kõik olid ikkagi üsna viletsad siin ja ülikirmed peal. Et Merkagi kirjeldas, et vahepeal tuli tikk sisse visata, et siis pidi puhastama. Ma ei tea, kas asi nii hull oli või veel liialdas, aga igal juhul väga sellise karmi reostuse puhul see ka toimib. Aga nii, lähme siis edasi, et enne kui lähme sellise värvikama ja põnevama osa juurde, siis ma räägin selle kronoloogia kähku läbi, et saaks siis aimu, et mis siin on olnud. Et siin Raadimõisa väljadel siis Joora küla asus, aga kui lennundusest rääkida, siis natukene siis ütleme siit linna poole Joora tee äärde oma aja mõttes, et seda siis ütleme niimoodi Roosi tänava tänapäevast osa, Jänese tänavast kuni siia ERMini välja, seda tunti vanasti Joora teena tegelikult siis 20-30-ndatel ja enne sedagi. Tänapäeval on kõik üks Roosi tänav. Ja siis ütleme nii, et seal Joora tee ääres, seal kasarmute piirkonnas, Krasnojarski polgu kasarmud, teate ehk Kasarmu tänavat, seal Kasarmu Puieste tänava piirkonnas, et seal olid siis sellised suured tallid, harjutusväljakud ja 1912. aastal siis selline rahvusvaheline staar, rahvusvaheline playboy, öeldi vahepeal selline trikimees Sergei Utotškin Odessast siis näitas siin rahvale esimest korda
mootorlennuki lendu, tegi selliseid demolende, mis olid metsikult populaarsed. Aga siis pärast seda, kui rääkida juba sellisest suuremast lennundusest, noh see oli selline show nagu Lada trikk, aga 1914 siis juba korraldas siis siin kohalik see Peterburi sõjaväeringkond sellise ringlennu siinses piirkonnas ja selle jaoks siis parun Lipphardt lasi oma põllu siluda, et siin kandis saaks siis ka need lennukid maanduda ja väga palju rahvast tuli ka seda vaatama. Et niimoodi valgustati sellised maandumisrajad ja niimoodi põllu peal sai täitsa maanduda. Et võib-olla sellise suurema lennunduse mõttes oli see selline esimene kord, kus siin raadil nähti seda potentsiaali, suured lagedad väljad, stabiilne tasane pinnas ja suuremalt jaolt mitte liig niiske ka. Ja siis hiljem juba Eesti iseseisvudes esmalt paigutati siia siis lennurügemendi teine eskadrill, mis siis 30. aastaks nimetati ümber, siis ta kasvas ka teiseks üksikuks lennudivisjoniks. Sellest ajast on ka need Rosi tänava angaarid, mis tänapäevani ilusti alles on. Ja siis kui edasi minna, siis kui rääkida siis sellisest juba suurtest lennuväljadest, et vabariigi ajal siin oli nimelt 3, 4, 5 lennukid, sellised kergemad luurelennukid ja väga pisikesed lennukid võrreldes sellega, mis siin hilisemal ajal on olnud. Aga siis teise maailmasõja paiku või tegelikult juba enne seda, et Anto Raukas on meenutanud, et juba seal 1940-41 enne Saksa okupatsiooni siis Nõukogude korra ajal hakati siin seda piirkonda juba suureks lennuväljaks kujundama. Et seda betoonlennurada päris valmis ei jõudnud, selle ehitasid sakslased valmis Saksa okupatsiooni ajal selle esimese suurema betoon siis lennuraja. Ja siin olid siis ka Luftwaffe üksused siis teise maailmasõja ajal ja see oli ka selline sihtmärk, mida rohkelt pommitati, eriti 1944. aastal ja sellest ajast on neid, ütleme nii, jäänud pomme siin-seal ja Ermigi ehitades, kui ma õigesti mäletan, oli 17 väljakutset siis sellise kahtlase eseme tõttu, millega demineerijad pidid tegelema. Aga jah, et eks pidevalt, kui siia uusi maju ehitatakse, tuleb sellega arvestada ja kindlasti tuleb veel neid igasugu mürske ja asju siit välja. Et ma arvan, selles ei ole küsimustki. Aga siis edasi juba siis 1944 kuni siis võiks öelda 93, 93 Nõukogude Liitu enam ei olnud, et see aasta on pigem pandud selleks, et selleks ajaks oli see Nõukogude või siis Vene armee siit ära läinud, kadunud, kokku pakkinud ja sellest ajast oli see siis Eesti Kaitseväe kätte läks siis lennuväli või Kaitseministeeriumi kätte siis, kui täpne olla. Ja Kaitseministeerium kohe andis siis selle edasi siis AS Tartu Raadi lennujaamale, mis oligi siis selline ühisettevõtmine siis Tartu linna, Tartu valla ja Luunja valla poolt, ehk siis need omavalitsused, mis siis seda territooriumit haldasid. Et sellest kõige viimasest etapist ma väga täna ei räägi, aga jah, neist varasematest aegadest küll. Ja siin ma olen kaasaja ka veel välja toonud, et siin ei ole jällegi, siin võiks ka pisidetailideni välja minna, aga pigem ju sellest vanast militariseerunud üsna reostunud ja lagastatud piirkonnast omal ajal, 90-ndatel eriti, varastel 2000-ndatel on saanud nüüd selline puhkepiirkond, väärt elukeskkond, Erm ja selle ümbrus, et sellist kultuuri ja heaolu võiks siin aina rohkem tulla ja juba praegugi on seda väga palju. Ja siin ma tõin välja ka siis Ida Ringte 4. ehitusala, mis jääb küll sinna tahapoole, aga seegi läheb siit, ütleme nii, suurelt Raadi lennuväljalt läbi. Et sedagi plaanitakse tegelikult valmis teha, et siis saaks see Tartu ümbersõit valmis, et ühendada siis Räpina maantee, Jõhvi maanteega ära. Ehk siis, ütleme nii, see Prisma juurest ja siit kuskilt Ermi tagant siis sinna Jõhvi maanteele välja. Aga lähme nüüd siis edasi juba sinna varasemasse aega, et niimoodi tagasi ajas. Et siis otsisin Muisist, Muuseumite infosüsteemist siis mõned fotod, mis pärinevad siis sealt Joora kandist. Ja siin on siis näiteks, ma ei tea, see Korova on seal võib-olla lihtsalt riimub ja selline tore kirjeldusest Joora Korova mets Tartu lähedal. Ja Johannes Pääsukese foto. Et tema siis pildistas, et siin on selline soine piirkond, et oli ka selline väike Joora rabake, millal ma olen viiteid leidnud.
et noh, ega see väga suur ei olnud, aga siiski, noh, siin on jällegi 20-ndatest pilt, kuidas siis sellised õpilased, murdmaajooksjad stardivad siis Joora metsast Tartusse. Et tõenäoliselt nad mööda seda Joora teed ja Roosi tänavat siis võisid joosta. Et selline foto ka siis Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumist, et on näha sellised lagedad väljad, et see on võib-olla see üldsõnum, mida siit foto pealt kaasa võtta ja ka mõned jõukad heal järel talud. Ja nüüd siis Sergei Jutočkini lendudest natukene, et noh, esimene kord, kui siin nähti siis sellist mootorlennukit taevas ja noh, suured massid olid kohal seal harjutusväljakul, aga siin ka üks katke toonasest Postimehest, kuidas seda kirjeldati, mis oli ka selline meeleolukas. Et lennumasin oli 2 kandepinnaga Farmani süsteemi riist. Peab ütlema, et ta esimesel silmapilgul ligemalt vaadates pettumuse tunnet äratab. Lendamise probleemi kallal on inimese soo erksamad päed aastasadade pikkuselt mõtelnud ja uurinud. Peaks arvama, et masin selle uurimise vili väga peenikene ja keeruline riist on. Kuid mis ta näeb? Puust traatidega ühendatud keppisi ja lihtsa linase riidega ületõmmatud kandepindasid, tiibu, mõne sülla laiuseid. Neil on üks selline väike pind nokaks ees ja 2 ülestikust pikaks sabaks taga. Kõik nii lihtne materjal ja lihtsalt ja kergelt tehtud. Imestust äratab kõigepealt 50 hobujõuline ise oma võlli ümber jooksva bensiinimootoriga mootor, mis 2 tiiba, siis propellerit hirmsa kiirusega ümber jooksutab. Terve see värk seisab kummiratastel. Ehk siis, noh, siin on siis näha sellised pisikesed kummirattad siis all. Niimoodi siis kirjeldati seda esimest lennukit, mis siin mail tegutses. No seda näidati ka Illusiooni ja Imperiali kinodes siin Tartus neid lendamisi. Noh, et on siin vaieldud, et noh, Johannes Pääsuke olla ka neid, seda lendamist filminud ja siis seda filmi linti nii-öelda müünud siis kinodele, eks see nii käis, et Johannes Pääsukesel see filmibusiness tihti oli ka nii, et ta filmis kuskil midagi üles, mingeid vaateid ja siis pakkus oma tuttavatele kinoomanikele Tartus ja need läksid nagu täismajadele siis need lihtsalt sellised kodumaised filmiklipid. Aga jah, sellest filmindusest me täna siin väga ei räägi. Lähme edasi, et siis Vabadussõja paiku juba siis hakati seda lennuasjandust siin Tartus arendama, et see lennueskadrill siia paigutati ja siis Pirita jõe äärest sealt Tallinna kandist toodi siis sellised puidust hangaarid siia, sellised lihtsamad ajutised, sellised saralaadsed. Sama koha peal umbes, kus need praegused siis Roosi tänava lennuhangaarid on. No siin siis mõned vaated ka sellele piirkonnale. Et siis kui me Roosi tänavat mööda ERM-i tuleme, ERM võiks olla siis paista selle sama maja ees siin keskel. Ja Raadimõis on siis seal vasakul näha selline valge kogu. Ja noh, see vanem hangaar valmis 26. aastal. Ja siis see uuem nii-öelda Põhjahangaar valmis siis 1936. See oli siis nii-öelda August Komendanti, kes oli tuntud Eesti päritolu insener rahvusvahelise aardega pärast teist maailmasõda. Et tema siis kasutas seal sellist uuenduslikku pinkbetoon lahendust, mis siis oli toona üsna haruldane. Et arhitektuuriliselt väga eriline on just nimelt see Põhjahangaar selle komendanti seose tõttu. Aga sellest me ka siin pikalt ei räägi. No siin võib-olla meeleolukas on seal all paremas nurgas siis üks härra välja teatud asutuses. Aga jah, et muidu selline tore pilt, et juhin tähelepanu lihtsalt detailidele. Aga lähme edasi. Siin siis jällegi neid hangaare näha. Et siin näete siis üleval paremal siis neid samu Roosi tänavaäärseid hangaare. Ja noh, siin on see vanem nii-öelda lõunapoolne hangaar, kus siis varem oli selline nõukogudeaegne juurdeehitus ees, aga siis see ballast on praeguseks sealt ära lõhutud, et seda algselt võimalikult palju välja tuua. Ja nüüd siis lähme nõukogude aega edasi. Et siin on siis 80-ndate lõpust kaart siit Raadi piirkonnast, et milline see olukord siin siis oli ametliku kaardi järgi. Ja näete, seal on väike rabakenegi on ju. Aga siiski midagi seal ikkagi oli, et ei olnud päris nii on ju.
Et siin on ka Henn Voolaiult siis üks selline meenutuskatke. Tartu oli nõukaajal sõjalennuvälja tõttu kinnine linn, jutustas siis Voolaid, ning välismaalasi lubati sinna harva. Ükskord siiski saabus ülikooli Poola delegatsioon, kes toodi ka uut füüsikahoonet vaatama. Ekskursiooni ajal sattusime maja katusele, kus avanes hea vaade Tartule. Muuhulgas nägime sõjalennukite sabasid raadil. Küsisin poolakatel, kas näed lennukeid, kas nad lennukeid näevad? Nemad vastasid, et näevad küll, mis järel seletasin, et tegu on silmapettega, kuna Tartus pole lennuvälja. Algul panid välismaalased mu juttu imeks, kuid said peagi asjast aru ja kinnitasid, et tõesti, kui hoolega vaadata, siis ei näe ka nemad mingeid lennukeid. Ja siin me näeme siis, kuidas neid lennukeid üldse ei ole seal. Ja see ongi sealt samast piirkonnast, sealt tõenäoliselt kuskilt Vanemuise kandist. Et ei paista ju lennukeid üldse kohe mitte. Et siis sellised olud. Aga sellest lennuvälja suuremast mõjust nagu Tartu elanike eluolule ma räägin ka hiljem natuke, et lähme siis edasi. Et ma võtsin ka mõned kaardid välja, et see avaldati siis ERMi Facebooki leht avaldas sellise põhjaliku kaardi Ants Luhamaa joonistuse. Hans Luhamaaga tegi vist Anti kunagi ka ekskursiooni. Jaa, olen paar korda käinud. Jah, et siin jällegi liiga detailidesse ei saa minna, et võib-olla kui siis tänapäeva mõistes kõige tähelepanu väärivamad kohad võiks olla need, mis said kõige karmimalt reostada. Et siis siin me näeme siis selle Anto Raukase komisjoni tehtud sellist kaarti, et just nimelt, kus need kõige karmimad reostuspiirkonnad on. Just nimelt kütusega seotud kohad, kus olid kütusehoidlad, siin samas ERMi esisel, ütleme nii siin ja nende angaaride vahel oli siis ka selline lennuki remonditehas ja kus tehti hooldust ja kus siis ka seda kütust ja õli sattus siia maasse päris palju. Ja samamoodi ka siis rakettide komplekteerimisplats, naftahoidlad loomulikult, et need olid need kõige hullemad piirkonnad ja võikski öelda, et pigem just siin Tartu linna pool, et see, mis seal suure lennuraja pool on Tartust, ütleme nii, põhja poole, et seal nii palju seda reostust tegelikult ei ole, et just nimelt siin kandis rohkem. Ja kuhu on ka, ütleme nii, üksjagu ka uus hoonestust rajatud, kuigi jah, et päris palju jääb ka sinnapoole, kus on siis pole veel nii palju seda kinnisvara arendatud, kuigi ta on linnale lähemal tegelikult. Et eks neid põhjuseid on mitmeid. Aga jah, et siis lennurada, see kõige pikem lennurada, mis siis seal 70-ndatel lõplikult viimistleti, oli üle 3 kilomeetri pikk. Et neid siis uuemaid Tu-22 M3-sid suudaks teenindada, neid siis raskepommitajaid, kaugpommitajaid, mis siis suutsid ka tuumarelva kanda. Et see oli ka selline tuumarelva võimekusega lennukite selline lennuväli ja eks 50-ndate kohta olen lugenud väiteid, kuidas olla tähtsuselt 13. sihtmärk Ameerika Ühendriikide jaoks. Ma ei imestaks, kui ta oli 7- või 80-ndate top 5 või midagi taolist, see on spekulatsioon, aga arvestades, et ta ikkagi tema olulisus kasvas väga kõvasti ja kui 6-, 7-, 80-ndaid vaadata, siis olid siin ikkagi väga-väga ütleme nii, võimekad lennukid ja väidetavalt oli ka see kosmosesüstiku Burani tagavara lennuväli siin raadil, et kust eeldati, et on parem teenindus ja paremad võimalused, et kui see Buran peaks nagu kosmosemissioonides käiku minema. Aga siis neist lennukitest, mis siin olid, et kuni 84. aastani olid need Tupolev 16 põhilised, mis olid siis kaugpomituslennukid, mis suutsid neid tuumarakette kanda, aga hiljem mindi üle siis nende Tu-22 M3-dele, nende NATO koodis backfire'ite peale, mis olid esialgu üsna sellised ebastabiilsed ja kahtlased, eriti need Tu-M1 ja 2, aga jah, et see M3 oli juba täitsa asjalik. Aga see nendes lennukimudelite temaatikasse ma ei hakka täna süvenema, see pole eriline asjatundja esiteks ja teiseks eesmärk on ikkagi muu täna. Ja transpordilennukeid ka oli siin mitmeid eri tüüpe ja
Ja siis huvitav oli ka see, et neist sõjaväetranspordilennukitest paljud olid siis tsiviilvärvides, ehk siis Aerofloti värvides. Ja noh, kuigi neil olid peal siis automaatkahurid ja ka siis raketivastased nagu seadmed, ehk siis sellist sõjarelvastust oli neil peal. Ja sellega seos on igasugu huvitavaid lugusid, kuidas siis see transpordifunktsioon segunes siin selle sõjaväe funktsiooniga ja nii edasi. Et näiteks üks tuttav inimene rääkis, kuidas kuskil Märjakandis olla üks lennuk alla tulnud. See võis olla 70 lõpp, 80 algus, midagi taolist. Ja niimoodi hädamaandus kuhugile väljale. Ja siis sealt lennukist olid välja tulnud sellised tädikesed poekottide ja muu kraamiga. Ja eks see oli tõenäoline, et kuskilt suurest liidust oli tulnud selline turistide ja shoppajate seltskond, kellel olid head sidemed, siis nad olid võib-olla siin Tartus käinud ja siis kui nad hakkasid minema lendama siin, siis juhtus mingi rike ja tuli kiiresti häda maanduda. Ja siis nende shoppajate lennuk siis mitmeid päevi oli seal välja peal, kuni siis sinna veeti mingeid tugisõrestikud, asjad, mis pandi sinna maha, mida mööda see lennuk sai sealt siis välja pealt minema lennata. Ja siis oli ka loomulikult iga sellise suure sõjaväerajatisega käib kaasa ka selline tugisüsteem igasugustest tugirajatistest. Selliseid väikeseid radareid ja muid punkte oli hulgi, aga ma toon siin mõned olulisemad välja, mis läbi käisid. Et just nimelt siis Kärkna kütusebaas, seal olid tihti põlengud, mida on meenutatud ja seal on ka ikka korralikult räigelt reostati seda piirkonda seal. Ja siis teine selline intrigeeriv kant on siis Luunja kandis Sirgu ja Akimetsa. Sellest on ka tänapäevane siis satelliitfoto, Google Mapsist võetud siis paremal pool. Et praegu ta on siis Kaitseväe selline ladu tegutseb seal, et seal siis olla Nõukogude sõjavägi oma tuumalõhkepäid hoidnud. Et seal Luunja küljel niimoodi. Ja eks see nagu üsna jabur olukord oli, kus kõik selline ohtlik relvastus ümber Tartu, see lennuväli siit kilomeeter 2 südalinnast on ju, et sellist jaburust nagu naljalt mujal ei leidnud. Aga siin meil akadeemilises Tartus see niimoodi oli, on ju. Kas võib vasakpoolse foto kohta küsida? Jah. Mis aja see tehtud on? See on sealt Kärkna selle kütusebaasi väravast. Kas, selge. Ma lihtsalt vaatan inimese järgi, et see siis võib olla sellest ajast, kui võeti üle neid N-liidu sõjaväe baase. Jah, et tõenäoliselt 90ndate algusest, jah. Ja eks selle ülevõtmisega oli ka igasugu huvitavaid lugusid, et kui see üleandmine toimus seal 92-93, ega siis need Nõukogude sõjaväelased väga, ütleme nii, viisakalt ei käitunud siis. Et tihti oli lugusid, kuidas näiteks valati WC-potid betooni täis, on ju, lagastati, kisti kaableid ära, veeti seda, mida sai minema, on ju. Inimesed on mäletanud ka siis sellist aktiivset kaubandustegevust, kui mitte öelda turgu, mis toimus siis toonasel 90ndate alguses, ütleme nii, et seal Hiina linna taga nii-öelda läbi Shanghai olevat pääsenud siis sinna, kus need sõjaväelased äritsesid igasuguse kraamiga. Et kui tahtsid siit nii-öelda raadi poolt tulla, siis siin oli valvepunktid vastas, kõik nägi selline karm sõjaväeline välja. Aga kui oskasid õigelt poolt tulla, siis said osta kõiksugu kraami. Et kõike parseldati seal siis, kui need ülemineku ajad olid. Ja Anto Raukas on ka meenutanud, et üks suuremaid jamasid oli see, et venelastelt ei ostetud lennuvälja plaane ja tehnilisi jooniseid. Ehk siis kui oleks see investeering tehtud, siis Anto Raukas hindas oleks see töö olnud kordades lihtsam, mida nad seal pidid tegema. Aga väidetavalt siis ei oldud valmis venelastele seda raha maksma ja siis pidi pärast kõike ise otsima ja avastama hakkama. Ja ausalt öeldes uurides neid materjale selgub, et ega meil tänapäevalgi ju sellist suurt üldist ülevaadet ei ole. Et on selliseid noppeid siit-sealt, keegi mingit suurt monograafiat ei ole kirjutanud, et ütleme nii, et palju on avastada ja loodame, et mõni selline huviline ajaloolane siis võtab selle ette varsti. Siin ka mõningaid pilte, et selliseid põlenguid ja õnnetusi oli rohkelt, ega neist ametlikult ajakirjanduses ei räägitud, see on Tudajevi ajal 89 isegi juba ühte sellist Tu-16 õnnetust, kui ma õigesti mäletan, kirjeldati.
aga siiski neid põlenguid nii seal Kärknas kui ka Raadil oli omajagu ja ka hukkunutega siis selliseid ebaõnnestunud lende. Ja eks need kaugpommitajad tihti siin, standard oligi, et nad lendasid kuhugi sinna Uuralite taha või siis sinna, ütleme nii, Novaja Zemlja polügoonile, seal pommitati, harjutati ja siis lennati siia tagasi. Ja vahepeal on nagu eksi arvamus olnud, et siit Raadilt käidi sinna laevasohu polügooni siis pomme loopimas ja nii, aga tõenäoliselt tegelikult oli tegu pigem siis sellise ballasti maha viskamisega, et üleliigset kütust või siis selliseid nii-öelda ballastraskust loobiti siis sinna alla. Eks see laevasoog on igasugust jura täis. Nagu ka mitmed järved, mis mingite väiksemate Vene sõjaväebaaside lähedal oli, et suvel sai Karujärvel käidud, sealgi oli ühe saare ümbrus siis selliste väikeste pommitajate poolt nagu vanu pomme täis loobitud. Et neid selliseid jama on mitmel pool Eestis. Aga siis jällegi üks selline kurioosne lugu, kuidas siis 1982. aastal läks siis Raadi järv pandi põlema. Et jälle oli kuskil suurem kütuseleke, siin samas järve ligituses olid ju kõik need kütusehoidlad, raketikütusehoidlad ja muu selline kraam. Ja midagi ei osatud teha, et siis pandi järv põlema ja siis ta niimoodi ajas paksu suitsu üles ja põletati see kütus sealt pealt nii-öelda ära. Et see on siis see foto sellest ajast. Siin jällegi tartlaste meenutusi, millega te pärast tegelete rohkem, nagu ma aru saan, kui mina olen oma osa lõpetanud. Et siin näiteks nostalgilise Tartu grupist siis lihtsalt üks selline tore põige, kuidas see lennuväliga ja siin olev kraam jõudis ka laialt linna peale, et kuidas tartlane siis meenutas. Elasin kõrval majas, see on Jaama õllekas, mis on seal Raatuse või oli Raatuse ja Jaama tänava ristmikul, südalinna lähedal. Et meenutab tartlane. Elasin kõrval majas ja seega sain telekast tihti käidud. Ehk siis telekas, kuna ta nägi välja nagu televiisor, on ju. Mõne aja möödudes avastad, et tunned seal kõiki. Väga sage külaline oli kino Komsomoli kinomehaanik ja ka äri tehti seal kõvasti, peamiselt sõjaväekraamiga. Osta võis kõike konservidest alates kuni lennukiratasteni välja. Pooled Tartu ise tehtud aiakärrud vist sõitsidki lennukiratastele ringi. Räpane, aga äge mälestus iga tahes. Ehk siis, seda lennuvälja kraami jagus igale poole, et minugi tuttaval on neid lennukirattaid kuskilt hangitud. Ja igasuguseid metalle, kütusäri oli väga suur äri, mis siin õitses, et kes tundis neid õigeid Nõukogude sõjaväelasi, et nemad said jaole. Ja tuttav on rääkinud ka, kuidas siis neid lennuki detaile tuli puhastada puhta piiritusega, et kõik oleks nagu kindel, et selline kõige puhtam nii-öelda Nõukogude mõttes kvaliteetsem piiritus. Ja siis on meenutatud, kuidas siis kordusõppustel käies oli standard, et need kujunesid sellisteks suurteks joominguteks, et hakati seda puhastuspiiritust niimoodi suurtes kogudes tarbima ja viidi ka vahel koju kaasa, ütleme siis niimoodi. Et ütleme nii just nimelt, et sellised, kes seal lennuväes kuskil sõjaväes olid teeninud, Nõukogude armees, ohvitserid pigem, et nemad kordusõppustele said ka siia Raadile. Et liikus ka siin, ütleme nii, Eesti päritolu inimesi ja et ei olnud kõik ainult nii-öelda suurelt Nõukogude maalt tulnud inimesed siin, kes siin tegutsesid ja liikusid. Ja siin selle siis lõpuajast, selle lennuvälja lõpuajast, siis Džohar Dudajevit meenutan ka siin väikese slaidiga, et tema oli siis siin see diviisi ülem 1987–1990, hilisem siis Itskeeria Tšetšeenia vabariigi president, kes siis sõdis venelastega ja siis ütleme nii, 1996. aastal siis sai pommitabamuse, väidetavalt oli USA luure vihje andnud siis venelastele. Aga see selleks, Tartu linnapildi mõttes, siis selle 326. diviisi siis staap asus siis Barclay platsi ääres, tuttav maja, seal on ka Dudajevi mälestustahvel. Ja siin ka lihtsalt võtsin ka ühe pildi sellest Sõpruse puieste 21 majast, kus siis Dudajev elas ja siin olidki selle lennuväelaste korterid tegelikult, et see ehitatigi siin maja lennuväelaste jaoks. Et ei olnud ainult siin Raadi ümbruses, mitmel pool linna peal oli ka neid
rajatisi, mis olid just nimelt suunatud neile lennuväelastele ja nende peredele. Et Dudajevi naine elas siin ka pikalt hiljem, kui Dudajev läks sinna Tšetšeeniasse seda vabadusvõitlust pidama, siis naine jäi siia ohutuse mõttes perega. Ja Dudajevist räägiti, et olla selle Eesti iseseisvuse asja suhtes üsna sümpaatne, oli see talle tundunud ja olla ka natukene eesti keelt õppinud. Ja siin siis ka 80ndate lõpust, 88-89 muinsuskaitsepäevade raames, siis oli juba see olustik vabam, siis Gorbatšovi aeg. Ja siis korraldati mitmeid pikette just kevadel ja seal muinsuskaitsepäevade ajal. Inimesed kandsid siis loosungeid, plakateid, kus siis nõuti, et raadi vabaks, et see militaarpaht siit minema. Näiteks tehti sellised ringkäigud ümber selle lennuvälja territooriumi, isegi piltlikult öeldes piirati ümber see lennuväe territoorium. Ja väidetavalt siis Dudajev oli andnud korralduse, et ärme satu konfliktidesse, ärme satu provokatsioonidesse ja väidetavalt paljudele neile valvuritele olid antud siis laadimata relvad. Et niimoodi rääkis ka rahvasuu, et kõik see asi läksid rahulikult ja ilma eriliste vahejuhtumiteta. Aga jah, et päris huvitav vaadata, et selline üks olulisemaid lennubaase siin Nõukogude Liidus, kust ka oleks võimalik olnud tuumapommid teele saata, et siin siis sellist asja korraldati ja see sai juhtuda. Ja Dudajevile omistatakse ka see tsitaat, et kui oli ettepanek, et tuleks lennuväli siis minema kolida siit linna lähedalt, et ebasobiv koht, ja siis Dudajev oli öelnud, et odavam oleks linn ümber kolida. Et selline anekdootlik lugu on ka. Ja siin 90ndate algusest, 92-3, siis ütleme nii veeti siit minema, mis vedada sai. Maha jäi selline laga, lennukid, rakid. Ütleme nii, et plaanid olid küll suured 90ndatel, ka paljuski tartlased teadsid seda kohta, kus müüakse autosid ja põletatakse autorehve. Et selline ja asju lasti omajagu siin käest ära. Ja siin üks Jüri Kolgi selline meenutus seoses selle Raadi lennuväljaga või kuidas ta kirjeldas seda oma teoses esimene malbepäev sel aastal. 1994. aastal külastas Tartut Lech Walesa, Poola president, maandus lennukiga otse Raadi lennuväljal, Nõukogude aegse sõjaväebaasi territooriumil. Tartu, vast avatud linn, tundis ennast kõrvust tõstetuna. Selles märkimisväärses maandumises nähti julgustavat käeviibet ennet, mis sõtkub sisse mugava raja, mida mööda saabub linna helge tulevik. Kujutleti rahvusvahelist lennujaama, teaduskonverentse, säravate välistudengite horde, kes põlgavad ära Cambridge'i ning embavad alma materi sambaid isegi juhul, kui neile auditooriumis ruumi ei jätku. Uus aeg koputas uksele, sajad kätepaaris söössid ust avama ning jäid üksteisele jalgu, kuna ei maandumine, õhku tõusmine ega isegi mitte stardirajal lennukitega edasi-tagasi põristamine ei olnud hüljatud Raadil kaugeltki igapäevane. Tähendas selle taseme külaskäik enneolematuid ettevalmistusi, et just nimelt see Walesa külaskäik, et kuskil Ülenurme on liiga pisike ja siin siis see Walesa maandus siin Tartus Raadi lennuväljal. 90ndatel oli igasuguseid suuri plaane, et siin ka arhitekt Martti Preen kirjutas Postimehes. Raadi lennuvälja on põhimõtteliselt võimalik kasutada näiteks ka vormel 1 ringraja ehitamiseks. See puudub ju nii Skandinaavias kui Baltimail. Siia võiks rajada ka Baltimaade Disneylandi, kuid ka need ettevõtmised nõuavad investeeringuid ligilähedaselt samas suurusjärgus kui lennuväli ja nendelegi peaks riik garanteerima soodusrežiimi. Muidugi sobiks siia rajada mitmesuguseid tööstusettevõtteid, kuid ilma soodustusteta pole ala atraktiivne. Elamurajooniks kujundamiseks tuleb teha liialt suuri kulutusi reostuse likvideerimisel. Ehk siis sellised vaated, selle reostuse likvideerimisega on omajagu tegeletud, aga seda on kindlasti siin ka hulgi veel. Aga jah, et see on siis need 90ndate hõllandused siis välja toodud siis Kolgi ja Preemi esituses. Ja siin 90ndatega siis see lennuväljana kasutamine põhimõtteliselt lõppes ära. Et võib-olla mingid üksikud väiksemad lennukid siin on hiljem maandunud, aga lennuväljana teda
ei ole siis hiljem kasutatud. Noh, oli mõte, et see Ülenurme kas üldse kinni panna, sest noh, raadio oli ikkagi nii suur ja võimas, aga noh, tänapäevaks on meil ikkagi Ülenurme see peamine lennuväli ja raadil on metsikult ruumi areneda ja ta on juba arenenud ka päris palju, on ju. Ja noh, siin sellest, mida ma rääkisin, siin on siis Päästeelu päästeteenistuse ajakiri 2017 numbris 1 siis kirjeldas neid olusid siin kandis. Et siin toodigi välja, kuidas siis 1944. aastal siis just nimelt eriti palju lõhkekehi sattus siin piirkonnas siis maapinda. Eks see Nõukogude sõjavägi omajagu likvideeris neid, aga siin need Tartu ümbruse tsoonid on näha, kus siis see lahingtegevus aktiivselt käis. Ja raadi oli siis üks selliseid tulipunkte. Ja noh, selle 44. aasta sõjategevusega seal augustis-septembris ju teatavasti see Raadi mõisa süda ka nagu hävines. Või jäi varemetesse, see raskelt kannatada. Et jah, et siin siis, kes tahab, võib siis selle Päästeelu üles otsida ja seal siis saate teada, et mitmeid tuhandeid, kümneid tuhandeid pomme siin kandis siis loobiti alla. Kirjeldati siis Nõukogude väe Punaarmee andmeid, aga noh, sakslased umbes sama palju võib-olla, noh, võib-olla mingil määral vähem, aga jah, need räiged kogused siis siin alla sadasid. Ja noh, nüüd siis natukene kokkuvõtteks siis mõju tartlaste igapäevaelule, mis siin ajaloos on olnud. Et noh, alustame siis selle lennuvälja rajamisega siis suurema lennuvälja just nimelt, kui see Nõukogude aeg tuli. Et Joora küla ja siis aiandite likvideerimine, mis siin kandis oli, siin olid ka ülikooli aiandid. Need kõik likvideeriti, said lennuväe alla. Noh, reostusest, sellest on Raukas ja Koo metsikult palju ka kirjutanud, et sellest ma siin ka pikemalt ei hakka rääkima. 1 000 000 tonni reostatud pinnast vähemalt. Noh, müra teema, sellest on väga paljud inimesed oma mälestustes kirjutanud, meenutanud, kuidas siis selle helibarjääri ületamisel siis need aknad värisesid ja tihti purunesid. Näiteks Südalinnas ma olen kuulnud siin sealgi mõnel majal olla aknad purunenud siis selle müra tõttu. Et noh, ja Merkagi meenutas Merle Jääger, kuidas tema elas siis see 80 lõpul Peetri tänaval. Ja kuna talle meeldis siis vasakul küljel magada, nagu ta ise on öelnud, siis olla tal paremas kõrvas tekib kuulmislangus kõige selle müra tõttu. Aga noh, eks see ole üks paras jurald, eriti talvel näiteks, kus tuli nii soojendada nii lennukite mootoreid, kui ka siis tuttav jällegi kirjeldas, et olla olnud siis veokite peal sellised modifitseeritud reaktiivmootorid, millega siis puhastati siis neid radasid, noh, suurem lumi lükati teiste masinatega ära, aga rajad pidid kuivad olema nii-öelda ideaalsetes tingimustes, et siis see peentehnika kannatada ei saaks. Ja siis öö läbi tihti undasid ka need reaktiivmootorid, millega siis neid radasid kuivatati. Ja noh, kõik see foon, noh, rääkimata need ülikiired, noh, reeglina hävitajad, noh, ametlikult väga neist hävitajatest ei räägitud, aga tõenäoliselt neid siin kandis ka omajagu liikus, noh. Et see lennuväli vajas kaitset ja tihti hävitajatel oli siin selline kaitsefunktsioon, et nad siin liiguks ja oleks valmis reageerima. Et noh, pommitajad pidid pommid kohale viima, alla viskama, aga noh, hävitajad olid sellised ikkagi mobiilsem lennuki tüüp, võib siis nii öelda. Ja siis noh, lennuõnnetustest ma juba rääkisin, et neid siin on noh, kirjeldatud vähemalt 8, mis ma leidsin, tõenäoliselt neid oli hulgi rohkem, suuremaid, väiksemaid. Ja noh, nende nii-öelda punakotkaste, nagu neid kutsuti tihti mõnitavalt, et nende haudasid on ju noh, Raadi sõjaväe kalmistul seal Nurme tänava ääres võib ka ju näha, et seal võite näha täiesti niimoodi uhkelt esid. Ja siis noh, kinnise linna temaatika, eks see kinnine linn noh, tähendaski seda, et inimesed ei võinud siia, kes väljastpoolt tulid, eriti just väljamaalt, ei võinud siin ööbida. Näiteks kui mõni välismaine külaline tuli, siis oli ette nähtud näiteks, et julgeoleku poolt anti talle kaasa mees ja auto, siis käidi Tartus ära, mõned tunnid sai siis näiteks sugulaste sõpradega kohtuda, ringi käia ja siis pidi jälle ööbima tagasi sõitma kuhugi mujale. Ja on kirjeldatud, et isegi spordivõistlustel on paras jamasid Tartus olnud, et terve võistkond tuuakse siia, siis nad võistlevad ära, siis viiakse jälle välja, siis tuuakse, noh selline parast tsirkus käis sellega. Aga noh, samas Tartu oli ülikooli linn ka jällegi, et noh,
et eks neid külastusi omajagu tekkis siia. Ja noh, igasuguseid piiranguid seadis ka see lennuväli. Noh, siin raadil ja ülejääl liikumisest ma ei hakka rääkimagi, noh, kuidas siin olid neid igasuguseid piiranguid, kuhu ei saanud ligi, kus ei lubatud ringi luusida, aga siiski poisikesed luusisid igal pool, kui mälestusi lugeda, on ju. Aga samas näiteks väidetavalt ka Anne linna puhul oli ju see planeering, et kui ta oleks nagu valmis saanud, siis algne mõte oli, et ta oleks nagu selline amfiteater, et seal, kus on Eeden ja seal kandis oleksid sellised kõrghooned olnud, see oleks nagu see keskus olnud ja siis siin jõel lähemal, siis seal keskusest alates algul 5-kordsed majad, siis 9-kordsed majad ja sinna Räpina maantee poole, sinna kanti plaaniti rajada 16-kordseid maju. Aga väidetavalt siis üks põhjus, et miks seda algset plaani ikkagi ei saanud nii ellu viia, olid siis need lennukid ja see lennuväli, et liiga kõrged majad segavad siis seda lennuvälja tegevust. Et ka sellist lugu nagu... Seal ei ole mitte segamisega tegemist, vaid siis ei saanud nendest akendest sai jälgida lennuvälja. See oli see põhiprobleem, mis linnas ei lubatud neid kõrghoonete katustele sinna minna. Kuigi eks need vaateid siin-seal oli oma jagu. Käisime, aga oli keelatud. Salaja käisime kõik, sest lennuvälja ei näha. Eks jah, kõik need fotod ka, mis sealt on tehtud, on ju reeglina niimoodi salaja klõpsatud, et ametlikult ei tohtinud seal mingi fotoaparaadiga ringi käimise eest sai karistada. Igasuguseid lugusid on sealt, kuidas, kas ta oli seal ka 92 või midagi taolist, kui üleandmise protsess oli, siis olla ka keegi Eesti esindaja, ma mälet, kas keegi volinik või Riigikogu liige olla ka sinna lennuväljal läinud ja tema pihta olla isegi tuli avatud. Et olla ka sellist nii-öelda arusaamatust olnud. Ja noh, neid kirjeldusi on olnud, kus olla ka mõned paugud tehtud. Noh, võib-olla see esmane eesmärk ei olnudki otse pihta saada, vaid pigem hirmutamiseks õhku lasuda, aga ikkagi väga hirmus, on ju. Et neid laskmisega ähvardusi oli oma jagu. Noh, siis selle lennujaama personali suurust, noh, kõik need lendurid, teenindav personal, tugisüsteem, noh, seda täpselt ei tea, aga noh, võib hinnata, et seal võis olla 4 kuni 10 000 vahel siis see seltskond, kes siin tegutses. Ja noh, tegutsesid oma sööklad ja muu selline, need lennujaama sööklad pidid, või lennuvälja sööklad pidid olema lahti 24/7, sest noh, kui lendurid tulid, mis iganes ajal sealt oma Uurali tiirult, siis pidi olema soe toit võtta kohe ja selleks siis oli selline eriteenindus. Ja noh, eks see lennuväli mõnes mõttes kindlasti tõmbas ka päris palju ressurssisid Tartust ära, et noh, paremaid elamispindu tihti said need ohvitserid just ja noh, konkureerisid kohalikega ja tihti need suhted ei olnud kõige paremad, siis ütleme nii eestlaste ja venelaste vahel. Et jällegi mälestustes meenutatud, kuidas just nimelt siin Puiestee tänava kandis ohvitseride klubi, et kuidas sinna ei juletud minna, sest võis venelastelt peksa saada. Mõned jälle olid paremates suhetes, mäletavad, kuidas oli tore kinos ja pidudel seal käia, on ju. Ja noh, neid kakluslugusid on jällegi oma jagu, et eks te neist jõuate siin rääkida. Noh ja teatavasti enne teist maailmasõda oli ju ERMgi siin raadil ja noh, esiteks see 44. aasta lahingtegevus ja noh, pärast ei olnud ERMil siia väga asja, on ju. Et 80ndate lõpul küll lasti ERMi töötajaid juba koristama siia mõisa südame ümbrusesse. Selline huvitav tõik ka, aga siiski ERMiga seal pistmist ei olnud väga. Ja noh, siis Päästeameti selle ajakirja statistika ma tõin teile juba välja, et ERMi ehitusel juba 17 leidu ja siin Raadi piirkonnas siis 90ndatest alates kuni 2017 721 väljakutset siis selle Päästeameti andmetel, et see näitab, kui palju seda kraami siin maas võib leiduda. Aga ma tänan tähelepanu eest ja loodetavasti saite mingi impulsi, millega nüüd siis oma arutelu hiljem jätkata. Aga aitäh!